tervenemise teekonna üks oluline osa on loomulikkusesse jõudmine. Tihti enne seda, kui me leiame oma elus kuldse kesktee, proovime me ära erinevad äärmused. Naisena on neid äärmusi päris palju ja palju just välimuse poole pealt. Siin lehel ma üsna tihti kajastan rohkem meie sisemaailma, aga praegu tuli mul selline tunne, et rääkida natukene meikimisest ja välimusest. Ja mida ma pean silmas siis äärmuste all, on see. Äärmuste all ma pean siis silmas seda, et on siis inimesi, kes ei julge kodust lahkuda üldse ilma meikimata. Ja on neid inimesi, kes mitte kunagi, mitte ühelgi viisil ennast ei meigi. Ja mitte, et ma peaksin oluliseks kuidagi neid naisi võrrelda, sest et meie kehad on nii erinevad ja see, kuidas keegi seda meikimise maailma või välimuse maailma üldse enda jaoks näeb, on nii erinev. Aga äärmuslikkuse all mõtlen ma seda, et tegelikult naistena, ja praegu räägin siis eelkõige oma kogemusest, ma ei ole olnud läbi elu väga suur meikija. Mul on olnud mingil ajal kunstripsmed, siis mingil ajal ma olen lihtsalt värvinud ripsmeid. Ma ei ole olnud kindlasti see inimene, kellel kuluks tunde meigi tegemiseks peegli ees. Aga küll olen ma oma elus teinud sellist õrnameiki, värvinud ripsmeid. On perioode, kus mul on olnud ka kunstripsmed. Aga täna olen ma tegelikult jõudnud enda nii-öelda keskmes sellisesse kohta, kus ma leian, et on olemas teatud tooted, mis lihtsalt toovad esile loomulikku ilu. Ja ma pean väga oluliseks ise, et need tooted, mida ma kasutan, on kindlasti loodussõbralikud, nahasõbralikud ja nad ei peaks mitte ühelgi viisil kahjustama minu tervist. Ehk siis selline meigi tegemine ja meikimine selleks, et see toetaks naisena minu enesekindlust, minu loomulikkust, minu sära. Selle asemel, et midagi peita. Tunneta enda jaoks, kui sügav on tegelikult see maailm, mis jääb iga paksu meigikihi alla. Ja vaata korraks enda sisse. Kas see meik, mida sa täna kasutad, annab sulle midagi juurde ja toob välja sinu loomulikkuse või varjed sa selle alla oma tegelikku olemust?